See on väidetavalt maailma kõige kasutajasõbralikum nutikas valvekaamera ja mina olen väidetavalt maailma kõige tavalisem Eesti mees. Selles videos sa näedki siis, kui kasutajasõbralik see kaamera päriselt on. Vaatame, mis siin karbis sees on ja mida siin ei ole ja vaatame, mida tootja selle kaamera kohta lubab ning siis lähme reaalselt proovime üle, kas need lubadused ka vett peavad. Kui Timo siis kartimist mulle selle EasyWiz C3N'i kätte andis ja ütles, et tee üks tavalise inimese nii-öelda review sellele kaamerale, siis ma mõtlesin, et kus mina selle kaamera nagu paigaldada võiksin. Kuna ma elan linnas ja see on ikkagi mõeldud nii-öelda eramuid ja õue turvama, siis esimene asi, mis mul pähe tuli, on see, et mul vanemad elavad maal. Ja see võiks olla täiesti ideaalne kaamera tagalat turvama nii-öelda maamaja terrassile või õue peale või sissesõidule, et täiesti ideaalne variant, mis nii-öelda annab sulle väikse ekstra turvatunde, nii et koht on kindlasti olemas, kus ma ta paneksin. Siis mis see kaamera teha lubab? Nii, tootja väidab, et tal on automaatne inimese tuvastussüsteem peal. See tähendaks siis, mina saan sellest aru niimoodi, et nagu kui inimene tuleb pilt ja hakkab kaamera automaatselt filmima, Full HD resolutsioon, mis peaks siis olema suhteliselt hea pilt, nagu terav ja kontrastne. Seda saame kindlasti nagu hiljem katsetamise käigus üle vaadata. Ta töötab Wi-Fi pealt. Talle käib sisse microSD mälukaart, kuhu ta siis salvestab enda materjali. Väidetavalt on tal värviline pilt öösel, mis on minu jaoks suht amazing, sest ma ei ole tähele pannud, et väga paljud kaamerad oskavad värviliselt öösel filmida. H265 videotehnoloogia, ma ei kujuta ette, mis see tähendab, seda äkki leiame manuaalist, mis siin sees on. Ilmastiku mõttes on talle antud IP67 standard, ehk ta peaks olema täiesti veekindel, ehk kui vihma sajab, mitte midagi ei juhtu, tolmukindel täpselt samamoodi. Ja tootja ise toob ühe plussini välja ka selle, et tal on pilvesalvestamissüsteem või nagu võimalus. See küll on nagu tärniga, ehk see võib olla mingites riikides ei tööta, aga seda saame samamoodi siis juba manuaalist vaadata, mis värk sellega on. Ma arvan, et rohkem midagi ei olegi. Võtame selle paki lahti, vaatame, mis sees on. Nii, esimesena paistab silma. See on augude purmis-šabloon, ma eeldan, ehk selle sa kleebid näiteks seina peale ja saad ideaalselt märkida augud ehk puurida augud. Siin on kasutusjuhend kõikides keeltes, välja arvatud Eesti. Väga mõistlik ja siin on bad boy ise ehk siis kaamera tundub väga tummine tükk olevat ehk nagu midagi, mis materjalist on, ma arvan, et on ikkagi mingit sorti alumiiniumist ehk nagu täiesti korralik tükk, mitte mingisugune plastik. Peakeerled tal otsas, ehk saab nagu asukohta ilusti muuta, ma arvan, et siit saab nagu seda nurka ka muuta tal. Ees siis ma arvan, et see on põhiline. Kaamera ise, siin on kõik sorti nagu tugisensorid või ma ei kujutagi ette, mis nagu ametlik släng või ametlik nimetus asjadel on. Siin on veekaitse all on SD-kaart käib siia sisse ja siin on reseti nupp. Toide käib siit taha. Ja nagu ma näen, siis siit saab panna ka otse ruuteri tahata niimoodi, et sa ei peagi Wi-Fisse teda lülitama, vaid sa saad tuua netikaabli siia otse sisse. Okei, väga cool. Neil on ilmselt Wi-Fi antennid siin. Nii, mis veel on? Toitejuhe. Selle kohta ma lugesin põgusalt netist, et see asi ise pole ilmastikukindel, nii et see on tal väike miinus, mis teised inimesed on välja toonud, ehk sa pead ta nagu selle tüki ise ilmastiku eest ära peitma, vihma käest ära peitma. Siis tal on mingid sorti kihendid, millega ilmselt neid ühenduskohti ilmastikukindlaks teha ja siis tüüblid ja kruvid. Ehk nagu väga palju siin pakis ei ole, aga piisavalt, et asi tööle panna. Nüüd peabki äppi tõmbama alla. Selleks äpi nimi on EasyWiz. Ja selle siis leiad ilmselt kõikides nagu rakenduste platvormidel ja mille sa pead juurde muressema on mälukaart. Ehk seda tal ei ole komplektis kaasas. Ühesõnaga microSD ja kruvikat läheb sul vaja, et see SD siis sinna pessa sisse installeerida.
Ja kui nagu need asjad on sul olemas, siis ilmselt võidki teda paigaldama minna. Nii, ehk pakime asjad autosse ja sõidame maale. Nii, nüüd me oleme selle kaameraga siis jõudnud maale, kus me siis katsume ta kõigepealt äpiga ära ühendada, vaatame, kas ta meil toimib ja siis installime ta üles ja teeme testid ära, vaatame, kuidas siis pilt tal välja tuleb. Vahepeal ma siis tõmbasin endale äpi, ülilihtne, pidi kasutaja tegema 3 minutit, kõik nagu korras. Selleks, et me saame seda kaamerat nagu tööle panna, on meil kõigepealt siis vaja mälukaart siia kaamerale sisse panna. Selle konkreetse mudelil ta on siis siin tihendi all, ehk siin on kruvikeerajat vaja, et sa ligidale pääseks. Et siis SD-kaart läheb siia sisse ehk väike. Kumba pidi huvitav. Nii, käis klõps, läks sisse. Paneme katte talle peale tagasi. Nii, mälukaart on sees. Järgmine etapp on, peame ta vooluvõrku ühendama. Võtan nüüd selle adapteri. Ma katsetan siis ühesõnaga, et enne kui ma hakkan teda installima, et kas ma saan ta äpiga ilusti ära ühendada. Vool on tagasi, ees läksid väiksed tulukased põlema. Hakkas vilkuma. Ma ei tea, mis ta tegema peab. Järgmisena siis EasyWeezy äpp. Järgmisena peame siis QR-koodi skanneerima. Ühtegi seadet ei ole lisatud, lisaseade, kaamera, rakendamise kasutamise ajal kõik õigused. Nii, sellel on QR-kood siin külje peal. Nii, tunnis ära ilusti, kaamera C3N. Seade on sisse lülitatud. Järgmine, palun pane kõigepealt linnuke kasti ja jätka seejärel. Ahah, seade on sisse lülitatud. Järgmine. Seadme konfigureerimine. Vaatame käivita. Ava asukoha juurdepääsud. Okei. Rakendamise kasutamise ajal. Nüüd ta küsib, et lülita seade sisse ja oota, kuni see täielikult käivitab ja indikaator tuli peab siniselt vilkuma. Siin üleval on siis indikaator tuli, see vilgub. Panen linnukese, järgmine. Ahah, palun valige ruuteri wifi ja sisestage parool. Võrk on äkki see, nagu ta on. Parooli ma juba teadsin, et seda koht tuleb. Järgmine. Ühend, connect to device. Ühenda. Connection successful. Peaks pildi mulle kohe siia ette kuvama. Vali ruum. Nüüd ta loeb mul siin protsente, seadistab. Aga siiamaani on väga lihtne. Rakendus on eestikeelne, ilusti ütleb selgelt, mis vaja teha on. 90%, kohe. Apps, krüpteeritud video edastamine, 36%. No nii, palun väga. Ühesõnaga live pilt ilusti jookseb telefoni. Ehk kõik on lihtne ja nüüd ei olegi muud, kui paneme ta seinakülge kinni ja hakkame katsetama, vaatame, mis pilti ta siis meile näitab. Ja paneme ta siia saunamajakese nurga peale suunaga siis sissesõidu tee peale, sest me tahame teada, kes nagu meil väravast sisse sõidab. Ühesõnaga paneme talle siis nüüd voolu sappa ja vaatame, mis saama hakkab. Nii, punane tuli läks põlema. Sinine tuli läks põlema. Vaatame, kus ma saan äpist ka ta nüüd. Nii, nüüd on siis see koht, kus tuleb mälukaart ära formatida. Vormindatud. Vaatame, mis pilti ta meil näitab. Näe, täitsa pilt olemas. Mitte pilt ainult, vaid isegi heli. Panen ta mute'i peale. Nii. Nüüd ta näitab meil ilusti sinna värava peale siis. Ma arvan, et see nurk on enam okei. Nüüd ma tahaks teada lihtsalt, et kui kaugelt ta näiteks tuvastab ära inimese näo ilusti või kui kaugelt ta tuvastab ära auto numbrimärgi. Teeme väikse katse. Võtame 3 meetrit välja, panen sinna koonus maha ehk sinna aiani on kuskil 12 meetrit. Nii, siiani siis enam-vähem 15 meetrit. Ma hakkan siit järjest minema 3, 6, 9, 12 ja 15 peale ja vaatame siis, kui kaugelt ta tuvastab ära auto numbrimärgi ja kui hästi on inimese nägu aru saada. Siin on siis 3 meetrit. Kuus meetrit. 9 meetrit. Paneme korra pausile. No nii, tere taas. Nagu sa näed, siis ma olen tagasi stuudiosse jõudnud ja valmis oma katsetusi tagantjärgi kommenteerima. Ja siin ongi õige koht, kus olukorda pisut selgitada. Siin siis tekkis selline probleem, et ma tegelikult ju tahtsin näidata valvekaamera pildi kvaliteeti kuni 15 meetrini välja.
aga stuudios materjali vaadates selgus, et kaamera on 9 meetri peal lõpetanud filmimise ja mul tegelikult ei ole viimaste meetrite kohta enam valvekaameras salvestusi. Ma ei tea, kas asi oli valvekaamera andurites või milleski muus, aga igatahes ma julgen selle 9 meetri pildi pealt väita seda, et tegelikult suudab kuskil 10-12 meetri pealt autonumbrimärgi materjali pealt kenasti ära tuvastada ja inimese näo ilmselt isegi kaugemalt. Siis teeme sihukese katse ka, et ma panen ta justkui valve alla. Ehk ta peaks mulle andma liikumisest teada, ehk kui kaamera pildis toimub liikumine, siis luban häire teavitamise, inimese kuju tuvastus ja liikumise tundlikkuse paneme põhja. Ja nüüd ma üritan hiilida sealt nurga taha, ootan üks minutikene, kuni kaamera ennast nii-öelda paneb stand-by peale ja siis hakkan sealt 15 meetri pealt tulema ja vaatame, kus kohas ma saan teavituse kaameralt. Nii, liigume siit siis 15 peale. Liigume 12 peale. Üheksa. Kuus. Ja tuli märguanne, et inimene on tuvastatud ja annab ilusti viimased 3 sekundit, kui keegi kõndis hoovi peale. Ehk ta hakkas kuskil 12-9 vahelt, sealt hakkas tuvastama. Saats mulle häire. Väga kihvt. Ehk kui keegi jalutab ikkagi hoovi peale, siis kaamera annab mul kohe sellest märku. Super, nüüd jääme pimedat ootama, milleni pole kaua aega ja siis vaatame, mis pilti ta pimedast teeb. Aga ta peaks meile värvilist pilti siis pimedast ka näitama ja vaatame siis, kui tõsi see on. No nii, nüüd on pilkane sügispimedus maa peale langenud ja nüüd me saame vaadata siis seda, milline pilt siis kaameras öösiti meil näha on. Ma natuke surfasin siin äpis vahepeal ja siin saab sel kaameral valida 3 erinevat öörežiimi. On värviline öörežiim, mustvalge ja nutikas. Ehk värvilise puhul kaameral reaalselt tuli põleb kogu aeg, pilt on ülihea, nagu vähemalt siit telefonist juba vaadates. Siis on mustvalge öörežiim, mis on siis puhtalt infrapuna pealt. Ehk ühtegi füüsilist tuld näha ei ole. Ja see on nutikas öörežiim, mis siis tähendab seda, et lamp on muidu kustus kaameral, aga kui mingi liikumine on kaamera ees, siis läheb lamp põlema. Ja ma panen ta praegu värvilise öörežiimi peale ja lähme vaatame, millist alarmi kaamera meile annab. Siin on siis oluline mainida tähelepanekut, milleni ma pimedat oodates jõudsin. Ehk kui ma alguses arvasin, et selle kaameral on mingi supervõime muuta mustvalge pilt, öine pilt värviliseks, siis tegelikult on lahendus poole lihtsam ja ta kasutab lihtsalt värvilise öise pildi jaoks lisavalgust, mis siis valgustab valvatavat ala. Ehk siis see alarm tähendab seda, et sa saad kaameraga anda alarmi. Ehk kui sa märkad värava taga mingisugune liikumine, siis sa saad toast panna tööle alarmi, mis siis annab nagu inimestele või mis iganes loomadele, kes siin värava taga liiguvad, märku, et neid on nähtud. Ja vaatamegi, milline see alarm siis välja näeb. Ahaa, siin võib olla see asi, et kui see tuli on peal, siis ta nii-öelda, kui see tuli ise on alarm, siis ta nagu ei kuvagi meile alarmi. Võtame siis seadetes korra, paneme ta mustvalge öörežiimi peale ja lähme uuesti alarmi juurde. Näed, nüüd hakkab tuli niimoodi vilkuma. Ehk kui ta on mustvalges öörežiimis, siis sa saad anda sellise flashi alarmi. Aga naljaks on see, et ta võiks ju hakata samamoodi flashima siis, kui nagu tuli on peal. Aga okei, see selleks. Nii, heli ka ilusti käib. Ma panen tule uuesti põlema. Nii, ja teeme siis samasuguse katse, nagu me päeval tegime, ehk ma panen iga 3 meetri tagant uuesti torbikud maha ja vaatame, kui kaugelt siis kaamera pimedas suudab tuvastada erinevate režiimidega inimese ja autonumbrimärgi. Nii, ja katsetame kõigepealt siis värvilise öörežiimiga. Hakkame 3 meetri pealt pihta. 3 meetrit. No nii, siit siis koorus välja katsetuste esimene oluline avastus. Nimelt siis peegeldab see abivalgus autonumbrimärgi pealt sedavõrra tagasi, et tegelikult sa pimedas ei loe autonumbrimärki absoluutselt välja.
mis puudutab inimese näo tuvastust, siis nagu näha 6 meetri pealt on kontuurid veel selgesti arusaadavad, aga sealt edasi muutub juba nägu ühtlaselt valgeks massiks lihtsalt. Nii, ja nüüd me paneme nutika öörežiimi peale ehk testime seda, et kui ma hakkan siit 15 meetri pealt tulema, kuna siis kaamera mind märkab ja tule põlema paneb. Ja ma panen samas peale ka alarmi ehk ta peaks mulle märku andma, kui liikumist on tuvastatud. Panen kõigepealt nutika öörežiimi ja häire. Nii, me oleme praegu kuskil 14-15 meetri peal, 12 meetri peal, 9 meetri peal. Siin on siis oluline teha parandus, et kaamera salvestuse pealt me tegelikult nägime, et filmima hakkas ta kuskil juba 8 meetri pealt, aga eks see live teavitus ja režiimi vahetamine võtab siis lihtsalt sutsu kauem aega. Okei, kuskil 2 meetri peal siis hakkas see lamp tööle ehk jah, igaüks võib siit enda järeldused teha. Ja vaatame, kas ta mulle teavitus tuli ka, vaatame, mis ja siit on näha, et kuskil siin samas ees on ta mul selle pildi kätte saanud. Okei, ehk nagu öösel ta väga hästi minu arust ei tuvasta liikumist. Ja teeme siis sama testi ka mustvalge öörežiimiga. Ehk lamp lültub nüüd välja. Ma pean ütlema, et siit selle väikse linnukese üles leidmine on natukene keeruline. Mustvalge öörežiim. 3 meetri peal. Ja nagu näha, siis isegi mustvalge öörežiimiga ei ole auto numbrimärki võimalik lugeda, aga hea uudis on see, et kuskil 6 meetri pealt suudab veel inimese näojooni lugeda. 12 meetri peal. Ja siis kuskil 14 meetri peal. Nii, ehk pimedas testid on ka tehtud. Eks me siis, tuli mingi teavitus jälle, eks me siis kodus stuudios vaatame, mis need tulemused siis arvutis vaadates on. Aga selle kaamera puhul see liikumise tuvastamine on küllaki nagu lühikest distantsi peale vähemalt öösel, et hea või halb, seda võib igaüks ise otsustama vastavalt vajadusele, aga kaamera pilt telefonis vaadates on äge, aga lõpliku arvustuse anname siis, kui me oleme tagasi stuudios. Mis me siis oskan peale seda mõnda tundi kaameraga mängimist selle kohta öelda? Selle raha eest on kaamera pilt ikka võrdlemisi hea ja nagu pilt ongi ikkagi valvekaamera juures number 1 kriteerium. Kui siia juurde lisada veel need tuled ja viled ja kõik muud head omadused, nagu näiteks tasuta äpp, mis on tõesti kasutajasõbralik, siis kahtlemata esmamulje kaamera kohta on absoluutselt positiivne. Tõsi, võib-olla pole ta kaugemate vahemaade turvamiseks kõige sobivam lahendus, aga näiteks sissesõiduväravat või garaaži ust valvama on ta ikkagi igati soodne ja nutikas lahendus. Ma siis pisut uurisin ka seda pilve salvestamise teenust, millest ma video alguses rääkisin ja tuleb välja, et see teenus on ka Eestis täiesti kättesaadav, aga tõsi, selle eest tuleb siis juba natukene juurde maksta. Teenust ostes saad sa siis vastavalt vajadusele valida erinevate pakettide vahel ja hinnad algavad seal laias laastus 5 eurost kuus ja lõpevad 15 euro juures. Ja see info on samamoodi kõik äpis saadaval ja äpis saad samamoodi selle tellimuse vormistada. Lõpetuseks, ma loodan, et see väike kasutajakogemus video läbi tavalise inimese silmade vastas su põhilistele küsimustele ja kui sa leidsid, et see kaamera vastab sinu vajadustele, siis video alt leiad sa sobiva lingi Kartivi veebipoodi, kus sa saad siis mõne minutiga selle kaamera endale sobivasse pakiautomaati tellida. Ja mis ikka, tänud tähelepanu eest ja turvalist ning mõnusat tegutsemist!